Head sõbrad, kolleegid, austatud külalised, tere hommikust ka kõigile, kes meid videoülekande vahendusel jälgivad. Asjakohane on ju alustada tänast konverentsi Georg Otsa poolt kuulsaks lauldud lauluga 1963. aastal, mis on ju aktuaalne ka tänasel päeval. Aga 5 aastat tagasi veebruaris kasutati Eesti meedias sõna mull 72 korral. Tänavu veebruaris kasutati seda 340 korral. Iseenesest võiks ju lugeda põhjendatuks juba ainu selle tõttu, mispärast on tänasel konverentsil selline teemavalik. Kuid loomulikult ei ole see ju ainuke põhjus. See on 10. kord, kus Postimees koos advokaadibürooga Tark korraldavad majanduskonverentsi, et väärikas seltskonnas ja kammerlikus õhkkonnas mõtestada Eesti majandussõlmi. Just nimelt mõtestada, sest me teame, et meil ei ole ju puudus mitte uutest faktidest, vaid eelkõige nendest järelduvatest kvaliteetsetest järelmitest. Seetõttu veel kord aitäh tulemast kõigile meie juubelikonverentsile. Maailma majanduses on erakordsed ajad ning 10 aastat peale ülemaailmse majanduskriisi lahvatamist me võime siin, keda kriis ka eriti rängalt tabas, pidada ennast ju päris karastunud veteranideks. Ning eriti, kui me raporteerime selliseid buumikohaseid näitajaid või majandusnäitajaid, mida me kuulsime eelmisel või õigemini üle-eelmisel nädalal, Eesti majandus on kasvanud 2017. aastal 4,9% võrreldes 2016. aastaga, millal see oli 2,2%. Tahaks öelda, et nägite, üle elasime ning õitseme taas. Järelikult tegime karme, aga õigeid otsuseid. Ning nüüd ei karda me justkui midagi. Väga lihtne ning inimlikult on ka ahvatlev meenutada neid kiratsetud aastaid. Kõrvutada paari viimase aasta majanduse ja palgakasvu numbritega ning järeldada, et oli, mis oli, vähemalt on see läbi. Niisamuti on inimlik võrrelda eelmise aasta buumigraafikuid tänastega ja lehvitada justkui ohulippu. Tagantjärele teame, et me elasime mullis, kus mitmed tänased võtmenäitajad sarnanevad väga varasematele. Aga erakordseid aegu iseloomustabki see, et nad ongi erakordsed. Kõik eeltoodud järeldused on ühtpidi loogilised, kuid teistpidi uljad oma eelduses, et seekord läheb teisiti kui varem. Meie siin saalis oleme aga nõudlik ja kriitiline publik ja kahtlen, kas me oleme nõus sellele kohe alla kirjutama. Vastupidi, koos tänaste erakordsete ettekandjatega üritame toimuvat analüüsides muuhulgas aru saada, kas me üldse saame rääkida eelmisest korrast, kust me üldse teame, et eelmine majandustsükkel on läbi ja et on alanud uus tsükkel. Kas see, mis on kange kiusatus uueks tõusuks pidada, on julgustav märk uue õitsenguperioodi algusest või kõigest staažika, silmini medikamente täistopitud koomapatsiendi esimene iseseisev hingetõmme? Kas me peaksime Eesti majandust kirjeldama kui purgatooriumis karastunud visahinge, kes kõigest hoolimata on jälle teel tipu poole, või hoopis kui sümboolset masinavärki, mille kinni jooksutamisest piisab näiteks Ericssoni Lätti kolimisest? Me oleme keskmise sissetuleku lõksus ja demograafilises kriisis korraga ja tõenäoliselt nüüd aastakümneteks. See pole olukord, kus me saaksime end vaikselt välja tiksutada. Me elame pöördehetkes, kus põhimõttelisi majanduspoliitilisi otsuseid ei ole võimalik edasi lükata. Eestis on täna 450 000 inimest,